Tere! Sel aastal möödub 500 aastat esimese eestikeelse trükisõna ilmumisest. Täna, 30. jaanuaril Eesti kirjanduse päeval avame siin mõttetoas Eesti Raamatu aasta nullteatri etendusega Henrik Vistapuu Viimased päevad New Yorgis. Rahvaraamatukogude videotervitused jõuavad teieni terve aasta jooksul. Räägitakse raamatukogude ajaloost ja loetakse lugusid raamatust Igal kandil oma lugu, mille raamatukogu töötajad on aastaid tagasi ise kokku kogunud. Raamatukogude jaoks on iga päev, iga tund, iga minut raamatuaasta. Suur aitäh Võrumaa Arenduskeskusele ja kõigile osavõtjatele. Võrumaa Keskraamatukogu asutati 1. augustil 1909. aastal Võru linna avaliku raamatukoguna, mis asus aadressil Jüri tänav 7. Esimene raamatukogu hoidja oli Toomas Kõpp ja tema abiline Jenny Blum, kes teenindasid lugejaid 18 ruutmeetri suuruses toakeses. Peale tulekahju 1944. aastal leiti püsivam kodu pastoraadihoones Tartu tänav 42, kus tegutseti direktorite Armida Kanepi ja Eha Tilmani juhtimisel kuni 1994. aastani. Seda aega jäävad meenutama toredad kohtumised nimekate Eesti kirjanikega. 1995. aastal said kirjandushuvilised tulla Jüri 54 hoonesse. Praeguseks on maakonna raamatukogu tegutsenud ühe katuse all juba üle 20 aasta. Aastakümnete jooksul on käest kätte liikunud tuhanded raamatud. Võru kogukond on saanud vaadata näitusi, kasutada arvuteid ning kohtuda tuntud inimestega. Möödunud aasta alguses tervitasime lugejaid uute renoveeritud ruumidega, millele loome ilusa sisu kõik koos. Võru linna lasteraamatukogu avati 15. oktoobril 1951. aastal Kultuurimajas Kannel Heli Paadi juhtimisel. Tollal mahtus sinna vaid 9 raamaturiiulit. Aastatel 1955 kuni 1977 sai raamatukogu koduks Friedrich Reinhold Kreutzwaldi memoriaalmuuseumi kõrvalhoone 2 tuba, kus ruumi vähesusele vaatamata tehti esimesed raamatukogu üritused, etendati lauateatri etendusi ja alustati raamatusõprade ringiga. 1974. aastal toimunud raamatukogu süsteemi tsentraliseerimisega nimetati Võru rajooni lasteraamatukogu ümber Juhan Smuuli nimeliseks Võru Keskraamatukogu lasteosakonnaks, mida hakkas juhtima Heidi Ratas. Võru lasteraamatukogu nimi on rahvasuus kasutusel veel siiamaani. 18. märtsil 1977. aastal said Võru lapsed omale kauaoodatud valgusküllase ja avara endisest 6 korda suurema raamatukogu Kultuurimaja Kannel 2. korrusel, kus kriuksuvatele põrandalaudadele vaatamata toimusid igal kolmapäeval lugemissaalis vestlused kirjanikega, ettelugemised, viktoriinid, teatrietendused ning toimetas raamatusõprade ring. 1. märtsil 2000. aastal andis Heidi Ratas osakonna juhataja ameti üle Heller Laanperele, kelle juhtimisaega jäi ka aastal 2003 kolimine siia samasse Jüri tänav 54 majja, kus 3. maist 2003 võeti vastu selle maja esimesed lasteosakonna lugejad. Kui 2023. aastal kostitas Võru lasteraamatukogu oma lugejaid pisemal asenduspinnal ja nii mõnigi tegevus tuli ruumipuuduse tõttu teisiti teha või ära jätta, siis praegu saame oma lugejaid rõõmustada taas avaras raamatukogus, kus lisaks raamatute laenamisele ning kohal lugemisele võib laenata ka mänge või heliplaate. Peale 4 aastast pausi käib meie raamatukogus jälle
Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu lugemiskoera tiim. Meie juures leiab igaüks omale sobiliku nurga nii lugemiseks, töö tegemiseks, mängimiseks, filmide vaatamiseks kui ka niisama aja mahavõtmiseks kas või puslede seltsis. Traditsiooniliselt saame kutsuda teid laste raamatusuvele, lugemismängudele, etlusvõistlustele ja kas või näitusi nautima. Tere tulemast Lasteraamatukokku! Kuidas Tamula ja Vagula endale nime said? Enne vanasti asunud Viitina vallas 2 kalarikast järve. Inimesed püüdnud küll järvedest kalu, kuid ei leidnud kummalegi järvele sobivat nime. Lõpuks saanud järved vihaseks ja ühel kevadel jää lagunemise ajal otsustanud nad ära lennata. Nii kaugele, kuni keegi neile nime leiab. Järved tõusnudki taevasse ja hakanud praeguse Võru linna poole lendama. Jõudnud linna piirile, märganud neid üks mees, kes hüüdnud Vagula, vakka ja Tamula takka. Ja korraga langenudki järved maha. Tamula linna äärde ja Vagula veidi kaugemale ning hakanud lainetama. Lugu Tamulas elavast vanapaganast. Rahvasuu räägib, et Tamula järve kõige sügavamas kohas elanud vanapagan, kes kalamehi kimbutanud. Mehed pidanud plaani, kuidas vanapaganast lahti saada. Tõmmatud siis jäme köis ümber järve ja hakatud järve kokku köitma. Seda nähes karanud vanapagan järvest ja pununud metsa poole. Sellest ajast peale said kalamehed rahulikult kala püüda. Võrumaa Keskraamatukogu soovib head Eesti raamatuaastat!